Tere päevast, head kolleegid elukestvas õppes. Üheks võtmesõnaks on tõepoolest selle strateegiaga seoses paradigma muutus ja ma arvan, see, miks ma rõhutasin kolleegid elukestvas õppes, on ka üks osa sellest paradigma muutusest, mis käib teatavasti üsna suurte vaevadega ja võtab palju aega. Ilmsesti me kaugeltki kõik ei taha endale tunnistada seda, et me oleme siin ja praegu kõik õppijad elukestva õppe süsteemis, aeg-ajalt kehastume ümber õpetajateks ja see mütside vahetamine käib üsna sujuvalt ja neid mütse ei ole ka näha, need on virtuaalsed mütsid. Töörühma nimi, nagu päevakavast näete, oli hariduskorraldus, aga ma ei pannud seda selle ettekande pealkirjaks, vaid teadlikult sõnastasin selle ettekande elukestva õppesüsteemi poole. Ma tahaks siinkohal tänada töörühma liikmeid, keda ma ei hakka siin ümber või üles loetlema, nimed on siin olemas. Aga alustan sellest, millise ülesande sai siis see niinimetatud kolmas töörühm projekti juhitud Mati Heidmetsalt. See sõnastus on siia üsna rasvases tekstis toodud ja ma tahan siinkohal juhtida tähelepanu just selle pika lause teisele poolele, aidata kaasa Eesti haridussüsteemi tihedamale seostatusele ühiskonna ja majandusarengu vajadustega ning õppurite ootuste ja eelistustega, kusjuures õppuritena mõeldakse just nimelt neid samu õppureid elukestva õppe süsteemis. Ja seos majanduse ja ühiskonna arenguvajadustega ning õppurite ootuste ja eelistustega haakub kõige tihedamalt sellega, kuidas täna ühes paradigmas mõistetakse kvaliteeti kui mingisuguse asja, mingi olemi, oluliste omaduste kogumi vastavuse määra huvirühmade ootustele ja vajadustele. Ja tõepoolest, kuigi kvaliteedi mõistet selles strateegia tekstis väga ei kuritarvitata, isegi ma arvan, alatarvitatakse, siis mõnes mõttes kvaliteedi mõiste püha vaimuna lehvitab kogu selle strateegia kohal, sest kas või kui me mõtleme tagasi sellele, millest Marju oma ettekande esimeses pooles rääkis, siis see oligi valdavalt jutt sellest, kuidas haridus oma erinevates aspektides peaks paremini vastama ühiskonna ja majanduse vajadustele. Aga teisest küljest ei saa me kunagi ära unustada, et asjal on ka teine pool. Me ei ole ainult tööriistad ühiskonna ja veel vähem majanduse jaoks, vaid meil on kõigil omad isiklikud vajadused ja ootused, mida me peaksime oskama selgelt väljendada. Meil on huvigrupiti mingisugused ootused, vajadused ja eelistused. Ja see muudabki hariduse kvaliteedi problemaatika erakordselt keeruliseks ja mitmetahuliseks. Mis tihti päädib sellega, et kuna selle mõiste taustal on olemas ka niisugune kurjakuulutav mõiste nagu standard ja standardid, siis kogu kurja juureks kuulutataksegi standardid ja kutsutakse aeg-ajalt üles nendest loobuma, lootes sellega probleemist lahti saada, aga unustatakse ära, et standard on tegelikult nende samade huvirühmade loodud sotsiaalne konstrukt ja põhjust tuleks otsida pigem siis selles, et kas ei ole huvilised enda ootusi ja vajadusi, eelistusi piisavalt selgelt väljendanud või pole neid piisava selgusega läbi räägitud. Sellest lähteülesandest tulenevalt meie töörühm esimese hooga sõnastas ühe ainukese võtme teema, kuigi me mõningast
pingutust tegime, leidmaks rohkem võtmeteemasid kui ühe, aga sõnastasime võtmeteemana elukestva õppe kvaliteedi tagamise, mille alla tegelikult lähemal vaatlemisel mahuvad paljud olulised ja samuti laiad teemad ära. Ja sõnastades siis strateegilist nägemust sellest, kuhu me peaksime selle elukestva õppe kvaliteedi tagamisel aastaks 2020 jõudma, hakkab korduma erinevas kontekstis märksõna terviklik. Toimib elukestva õppe kvaliteedi tagamise terviklik süsteem ja miks ma rõhutan seda terviklikkust on see, et minu sügavat veendumust mööda on armsas Eesti Vabariigis tänasel päeval selle elukestva õppe süsteemi olulised komponendid kõik erineval viisil olemas ja pigemini on probleem paljude kohtade peal selles, et selle süsteemi, selle terviku tükid on omavahel halvasti sidustatud, ehk tõepoolest me keegi ei saa oma taustast mööda, minu taust, nagu teate, on insenerlik taust ja selle tõttu liidesed või ühenduslülid on minu jaoks midagi niisugust pistiku ja pistikupesa sorti, aga tegelikult süsteemide osade ühendamisel on samamoodi tegemist liideste loomise ja nende käigus hoidmisega. Aga tervik tähendab siin just nimelt seda, et me peaksime ühtsesse süsteemi ühendama selle, mis täna on tuntud meile üldharidussüsteemi, kutseharidussüsteemi, kõrgharidussüsteemi, natukene vähem täiskasvanu haridussüsteemi, sest see on midagi hoopis laiali valguvamat ja huviharidussüsteemi ja võib-olla on neid süsteeme ja süsteemikesi siin loetelus veel. Selle kvaliteedi tagamisega seoses niisugune metafoorne pilt, matrjoška tüüpi struktuur, see terviklik elukestva õppe kvaliteedisüsteem, kõiki neid erinevaid elukestva õppe aspekte hõlmav, sisaldab endas väiksemaid asju, mis tegelikult lähedamalt vaadates on ka piisavalt suured ja keerulised, nimelt kvalifikatsioonisüsteem ja kutsesüsteem, mis kõige vahetumalt seonduvad nende teemadega, millest Marju jällegi oma ettekande esimeses pooles rääkis ja mille juurde ma veel korra tagasi tulen. Selles esialgu sõnastatud strateegilises eesmärgis on tollest samast terviku otsimise taotlusest johtuvad punktid elukestva õppe kavandamise terviklik süsteem, õigusliku reguleerimise terviklik süsteem, loomulikult õppeasutuste võrk, mis ei alga lasteaedadega ja ei lõppe ülikoolidega, vaid sisaldab ka kõikvõimalikke täiskasvanute koolituse institutsioone, huvikoole ja nii edasi. Ja loomulikult rahastamise mudel, millest keegi väga rääkida ei taha ja ka mina ei kipu vabatahtlikult sellel teemal rääkima. Sellel terviklikkusel on minu arvates 3 olulist mõõdet. Üks on indiviidi keskne mõõde, pakkuda igale inimesele tema vajadustele ja võimetele vastavaid õpivõimalusi ja selle taustaks, nagu mõistate, on tegelikult kvaliteedikultuur. Mul on väga hea meel, et mitmed eelkõnelejad on rõhutanud erinevaid kultuure, mis seonduvad sellesama elukestva õppe strateegia võimaliku rakendamisega, olgu selleks siis koolikultuur, organisatsiooni kultuur, õppimise kultuur. Ma toon ühe mõõtmes ja veel juurde, kvaliteedikultuur
ja nende kultuuridega seoses minu arvates on ka selle strateegia üks olulisi keerukusi. Me ei saa, me võime kirjutada riiklikku strateegiasse edendada kvaliteedikultuuri või mis tahes muud kultuuri, aga mida see riik selleks teha saab, tegelikult on nende kultuuride kujundamine eelkõige igaühe meist kõrvade vahel kinni ja selle tõttu saab riik või kes iganes teine institutsioon seda ainult kaudselt mõjutada, aga see ei tähenda seda, et me peaksime need mõisted maha salgama või ära unustama või nende tähtsust alahindama. Teine terviklikkuse mõõde, millest ma juba rääkisin, on siis nende süsteemi erinevate osade tõhusa koostoimimise tagamine, mille taustaks on veel üks kultuur, millest vist ei ole räägitud, aga võib-olla on räägitud või nimetatud, see on koostöökultuur. Me võime ju püstitada loosungi Rebjata davайте žить družno, aga see iseenesest ei muuda midagi, kui me selle olgu või Riigikogus vastu võetud strateegiasse sisse kirjutamine. Igasugune kultuurikiht on paraku aeglane kasvama, aga kui teda mõõdukalt väetada, siis on lootust, et ta natuke kiiremini kasvab. Ja üks asi, millest täna vähe räägitud on ja millel ma põgusalt peatun, on siis Eesti tulemuslik lülitumine Euroopa ühise elukestva õpperuumi arengutesse, mida ka selle strateegia kujundamise ja rakendamise juures on mõistlik arvestada. Ja selle viimasega seoses ma olen siia välja toonud ka kvalifikatsiooni mõiste määratluse, mida selles samas Euroopa ühise elukestva õpperuumi kontekstis on hakatud pruukima kvalifikatsioon kui ametlikult tunnustatud kompetentsus. Ma ei hakkaks pikalt kommenteerima selle Euroopa konteksti üksikuid alapunkte. Võib-olla on täna teenimatult vähe juttu olnud sellest, mida tõenäoliselt ka kõik kohalolijad nagunii teavad, et elukestva õppesüsteemis põhimõtteliselt võrdväärsetel alustel hõlmatakse formaal, mitteformaal ja informaalset õpet. Seda, et isegi kui see meile väga ei meeldi, siis üheks selle ühtse elukestva õpperuumi loomise tasuta kaasaandeks on see, et me oleme teatud määral sunnitud oma mõtlemist sisendipõhiselt väljundipõhisele ümber orienteerima või pädevuspõhisele lähenemisviisile vähemasti osaliselt üle minema, mis seondub ka üsna vahetult sellega, et selle läbi tekitada mitteformaalse ja informaalse õppe tulemuste ametliku tunnustamise ehk kvalifikatsiooni või selle osana arvestamise võimalusi. Ja lõpuks vastastikuse usalduse ühe alusena kvalifikatsioonide kui ametlikult tunnustatud kompetentsuse, usaldusväärsuse, ühiste põhimõtete rakendamine üle tolle virtuaalse elukestva õppe ühise ruumi. Ma olen enda jaoks ja mõõduka eduga ka teiste jaoks seda sama tagasisidestatud süsteemi, millest ka Marju rääkis, mille taustaks on seesama terviku taotlus, hakanud nimetama kompetentsuse ringiks, mille sisuks on see, et ühest küljest on vaja välja selgitada, milliseid pädevusi erinevates rollides inimestelt oodatakse ja need, meeldib see meile või ei meeldi, teatavate standarditena ära fikseerida. Ja võib-olla niisuguse terminoloogilise vigurina, kas see empowerment ei võiks siis ka veel pädevustamine olla üks selle maakeelseid vasteid. Üks spetsiifiline pädevus on seesama innovatsioonivõime või
võime, nii et need pädevused, nende arendamine ja mis ka väga oluline selle pildi kui terviku kontekstis, nende usaldusväärne hindamine ja selle hindamise tulemuste ametlik tunnustamine on osa sellest terviklikust elukestva õppe süsteemist tema kõigis erinevates lõikudes. Kuna see, millest ma rääkisin, võiks siis niimoodi öelda, tervikliku elukestva õppe süsteemi loomist ei ole strateegia praeguses selles tekstis teadlikult üheks eraldi väljakutseks nimetatud, mõnes mõttes selle terviku loomine on selle strateegia niisuguseks tausta leitmotiiviks ja selle tõttu viimasel lehel toodud tagasihoidlik loetelu ei ole käsitletav ei selle töörühma otsese panusena sellesse strateegiasse, vaid sinna on korjatud ka erinevate väljakutsete alt niisuguse hariduskorraldusliku maiguga meetmeid. Üks nendest puudutab juba vähemasti 10 aastat tegelikult haridusfoorumi mälestuste järgi üks tosina aastat tagasi välja käidud idee teise põlvkonna haridusseadustiku loomisest ja see mõte on siin korratud, tähendab ka mõnes mõttes paradigma muutus õppeasutuse tüüpide keskselt seadustikult, võiks öelda, õppeliikide ja tasemete sisuliselt õppija kesksele regulatsiooni paradigmale üleminek. Siin on mõned punktid hariduskorraldusliku taustaga, üks nendest mõne jaoks meist, mina kaasa arvatud, ka juba mõnda aega tuttav mõte tasuta või riiklikult tagatud alushariduse omandamise võimalus, punkt kooli või õppeasutuste võrgu korrastamise kohta, mis ei pea tegelikult piirduma põhikoolide ja gümnaasiumitega, vaid käib kogu põllu kohta. Ma arvan, et on vaja algatada või tegelikult jätkata diskussiooni selle üle, kuidas selles terviklikus kvaliteedisüsteemis peaks olema korraldatud välishindamine ja milline roll on selles paljude jaoks palju kirutud riigieksamite süsteemis ja õpetaja koolituse kontekstis välja pakutud idee pilootkoolide võrgustiku arendamisest. Ja minu üks lemmikteemasid haridusuuringute terviklik süsteem, kus tellimuspõhine ja akadeemilise algatuse põhine süsteem teineteist vastastikku täiendavad. Aitäh! Nii, suur tänu! Ja Kalle Küttis, teie repliigid. Tänan. Kõigepealt tuleb meelde üks Vene kultusfilm. Seal öeldakse, et kas on ju meie kak generaal. Sama lugu, ma olen ametiga, ma ei oska ilmast nii ilusti rääkida akadeemik. Palun rääkige mikrofoni. Vaatamata sellest tahaks mõningaid asju küsida. Ma plaanisin diskuteerida kahel teemal. Esiteks punkt 1 on see, et teie töögrupp siis kirjutas kenasti välja, et luuakse siis sihtgruppe rahulda koolivõrk ja nii edasi. Nüüd ma küsin, kuidas te arvate, kuidas ta peaks ellu viima riiklikult, sest kui vaatame viimase 15 aasta Eesti suundumusi, siis iga kord enne valimisi kõik vallavanemad, nemad räägivad, et peaks säilitama kodulähedase kooli, aga praegu on meil viimase 15 aastaga kinni pandud 232 algkoolist 170.
ja põhikool on pandud kinni umbes 60 ja gümnaasium pandud kinni 7. Kuidas, kes peaks seda korraldama või kuidas peaks retoorikat niimoodi siis üles ehitama, et me mitte ei peaks tõepoolest alustama sellest, et koondame kõik lapsed ümber selle gümnaasiumi ja siis vaatame seda ei saa? Ma pean ilmselt saatust tänama, et mina ei pea otseselt sellele küsimusele vastama, veel vähem seda otsust realiseerima, aga ja õnneks ei olnud ka selle töörühma ülesanne otseselt seda mehhanismi sisse kirjutada, aga see ei ole mingisugune väljapääs loomulikult. Sellele küsimusele on vaja vastata. Ma tean seda, et on olnud mõtteid sellest koolivõrgu taasriigistamisest ehk 93. aasta otsust tagasi pöörata, öeldes 18 aastat hiljem, et sorry, me tegime ilmselt vea. Ma kardan, et nii primitiivsel viisil see ei pruugi isegi realiseeruda. Aga mingisugust paremat võimalust siiralt öeldes ma ka ei tea. Küll aga ma arvan, et me lepime lahedalt kokku selles, et vajadus selle järele muutub iga päevaga üha teravamaks. Ma küsin küll korra, kas saal soovib ka mingisuguseid repliike selles samal teemal lisada või jätkame siit samast? Ja, paistab, et jah. Ja sellest on jätkuvalt. Teine küsimus on see, te tõite välja niisuguse üsna intrigeeriva teema, et võiks kaotada ära riigieksamid. Aga läheme natuke nüüd allapoole ja ma mõtlesin niimoodi, et üks teema võiks meil see olla, et kuidas arutleks selle üle, mismoodi nüüd see laps selles formaalsüsteemis liigub, alates selles, et ta lasteaias on, esimese klassi saab põhikooli, gümnaasiumi, ülikooli. Kuidas peaks olema, kas on vahele vaja panna kusagile mingit latid ette, hüppaks üle või roliks alt läbi või läheks mööda või kuidas võiks olla niisuguse lapsevanema jaoks niisugune strateegia ühe lapse saatmiseks ellu? Kalle, aga kui võib, ma ikkagi hakkan sellest otsast peale, miks mina olen üks nendest pahadest inimestest, kes juba päris mitme aasta jooksul on välja öelnud seda mõtet, et praegusel kujul riigieksamid peaksid ära kaduma, aga üks põhjus niisugune formaalne on see, et iseenesest riigieksamid kui institutsioon on Eesti haridussüsteemis anomaalne nähtus. Küsime niimoodi, miks Tartu Ülikooli bakalaureusõppe lõpetajaid ei peaks näiteks kõiki ükshaaval riiklikust eksami kvalifikatsioonikeskusest läbi viima ja kõiki järele proovima, miks kõiki põhikooli lõpetajaid ei peaks, miks kõiki kutsekooli lõpetajaid ei peaks sealt läbi viima. See on teatud ajaloolistel põhjustel tekitatud anomaalne süsteem ja taustaks see, et me teadvustasime tosin või natuke rohkem aasta, tegelikult peaaegu 15 aastat tagasi endale seda, et meie gümnaasiumite tase on väga ebaühtlane. Tegelikult see taseme suur ebaühtlus on mitte ainult Eesti gümnaasiumite, vaid ka kõrgkoolide või peaaegu kõigi formaalhariduse institutsiooni tüüpide üldine omadus. Ja on kaks võimalikku teed terviklikus süsteemis minu kui süsteemiinseneri arusaamise järgi. Üks on see, et me siis samasugusel viisil, nagu me praegu gümnaasiumi lõpetajatega teeme, hakkame kõikides formaalharidussüsteemi astmetes toimima. Ühtegi õppeasutust sellisena, kuna nad ei hinda, ei õpeta vajalikul tasemel, ei oska võrreldavalt tulemusi hinnata, siis kõiki on vaja ükshaaval, kõiki lõpetajaid on ükshaaval vaja välishinnata. See ilmselt ei tööta ja selle tõttu on mitte ainult auto- või arvutitööstuses, vaid selles tööstusharus, mille nimeks on formaalharidussüsteem, hakatud ka seda kvaliteedi juhtimise ideoloogiat rakendama, et selle asemel, et igat produkti tulemust ükshaaval väliselt hinnata, püütakse korraldada protsesse võrreldavalt ja usaldusväärselt ja ma näen eelduseks selle riigieksamite
kui institutsioonist loobumisel on see, et me hakkame rakendama vähemasti üldhariduskoolide gümnaasiumi astmete puhul samasuguseid institutsionaalse akrediteerimise mehhanisme ehk taotlema seda, et kooli põhiprotsessid toimuksid võrreldavalt ja usaldusväärselt ja jätkusuutlikult ehk see oleks sammukene sinna suunas, kus kõrgharidussüsteem on ja kutseharidussüsteem on liikumas. See on põhjus, miks see teema mulle niimoodi süsteemiinsenerina hingelähedane on, aga mitte ainult seda ma küsin jälle vahel, et kas saalist keegi soovib kommenteerida ja palun. Kaarel Laav. Ma toetan just seda sama riigieksamite asendamist selliste pädevuste hindamisega, näiteks suhtlemisoskuse näitel. Meie õppekavas on praegu suhtlemisoskus 6. klassis sees, nii et formaalselt justkui mahuliselt oleks asi normis, aga see kehtib ainult 6. klassi kohta ja heal juhul 6. klassi lõpetajad siis on oma suhtlemisoskust arendanud. Aga samas tuleks suhtlemisoskust arendada ka teistes ainetes ja teistes klassides. Et kui näiteks suhtlemisoskust kui üldpädevust mõõdetakse või hinnatakse igas kooli astmes, iga 3 aasta järel näiteks, siis hakkaksid ka õpetajad, ka teised õpetajad, mitte ainult inimeseõpetuse õpetaja, seda suhtlemisoskust arendama ja hindama. Ma olen sinuga peaaegu nõus, tegelikult ma ideena mõtlen ka, et kuigi, aga mulle tundub, et selle just peaks eelnema tegelikult sellise praegu diferentseerunud gümnaasiumi võrgu korrastamine. Sellepärast, et praegu on ta tõesti laiali valgunud see lugu ja ma ei oska ütelda, kas olen praegu valmis, sest tegelikult tuleta meelde, et selle riigieksamite oli 2 veel muud eesmärki. Üks oli see, et oleks võimalik riigil näha, mis sünnib seal peal. See on see riigi niisugune monitooring, kas õppekavad töötavad või ei tööta ja kui ei tööta, siis teha parandusi ja teine asi siis tegelikult ka riigil näha seda, kuidas moodi siis, kas see õpetajate ettevalmistus vastab sellele, milline on see tulemus. Tegelikult me oleme nagu väga palju läinud on see reitingu peale, loome Ekspressist ainult seda pingerida, aga tegelikult on tal ka mitu muud omadust, mida nii päris ühe hooga ma ära ei viskaks, aga mõte on mulle ka sümpaatne. Ei, aga räägime siis selle teema täpsemalt lahti, ega kui ma ütlen seda, et loobume riigieksamitest kui institutsioonist, siis ma ei ole sõnakestki öelnud, et loobume tasemetööga, loobume igasugusest välishindamisest, olgu pisteline või mis muu diagnostilise otstarbega hindamine minu maailmamudelis jääks endistviisi alles, aga see ei ole ei Eesti Ekspressi ega kellegi tööga, see oleks selles mõttes konfidentsiaalne informatsioon selle välishindaja, olgu selleks siis ministeerium või eksamikeskus ja konkreetse kooli vahel, aga mitte avalikkusele suunatud informatsioon, aga üldsuunitlusega selle sama kvaliteedi tagamisele ja tõstmisele, sest selles samas niinimetatud minu maailmamudeli standardid kehtestavad miinimumi, aga see, kes sellest üle ei hüppa, sellel pole kohta põllu peal ja esimene küsimus sinu oma, tähendab üks niimoodi poolpehme viis selle maastiku korrastamiseks ongi tegelikult selle läbi, et välishindamise, institutsionaalse välishindamise tulemusena selgitatakse välja need, kes sinna mängu, kes vastavad sellele samale sotsiaalsele konstruktile, mille nimeks on näiteks gümnaasiumi institutsionaalne standard ja ma olen üsna veendunud, et mõistlikul viisil selles standardis kokku leppides, osa sellest standardist on juba uues põhikooli gümnaasiumi seaduses sees, tõenäoliselt on vaja seda laiendada, on niisugune mõistlik ja põhimõtteliselt jätkusuutlik mehhanism selle asja tegemiseks, vähem direktiivsel ja hoogtöö kujul. Veel mõned küsimused siiski on võimalik. Ma vastaksin sellisena, et tegelikult on see teema olnud päevakorras ka tegelikult ministeeriumi inimeste mõtteviisis. Ma olen mõelnud seda kasutada võib-olla põhikooli puhul. Tähendab, praegu on olukord selline, kus tihtipeale me nagu tehes neid üleriigilisi põhikooli eksameid, ega me ise ka päris rahul pole ja me salamasi teame ka, et suur hulki lapsi tõepoolest seda nagu ei ole võime ära tegemagi.
Võib-olla tõepoolest on sinu idee see õige, et me peaks juba hoopiski lõpetama ära põhikoolis näiteks üleüldiste riigieksamitega, tegema tasemetöid, kes täidavad selle miinimumi, ongi lõpetanud ja nüüd on küsimuse koht, kas näiteks peaks olema mingisugune latt ees, kui ta läheb põhikoolis gümnaasium, ma ei tea. See on praegu ka niisugune mõtlemise koht, et võib-olla kas seda on vajalik või selles mõttes ühesõnaga. Nii et kui me räägime tõepoolest nüüd teadlikust õpilasvoogude suunamisest pärast põhikooli, siis võiks see olla ka ainult mõtlemise koht olla. Nii, kas on saalist, jah, palun mitmeid kommentaare. Jah. Minu oleks selline küsimus. Üks hetk, sealt tuleb mikrofon ka. Et praegu käis jutust läbi mitu korda see, et kui me mõõdame mingisugust ükskõik siis kas testide või diagnostiliste meetoditega või eksamitega või tasemetöödega, et me siis saame õpilasega seoses mingid järeldused, mis temast saab, kas ta saab minna sinna või teise või kolmandasse kohta. Aga õhku jäi praegu Olavaarna see minu meelest mõte, et kui me oleme mõõtnud, siis me peaksime saama teada seda, mida nendele koolidele või nendele õpetajatele toetuseks pakkuda. Et mitte ei ole need ebapiisavad põhikooli eksami sooritanud õpilased nagu iseenesest juba halva tulevikuga ja et nad ei ole olnud sobivad, vaid meie riigi tasemel me peaksime saama aru, et koolidest, kust tulevad selliste töödega õpilased ja jõuavad 9. klassi lõppu, et selles koolis vajavad õpetajad ja kooli juhtkond ja nende kaudu ka õpilased juba väga palju varem abi. Et me ju teame tegelikult ilma pikemate mõõtmistetagi, et on olemas väikseid koole omavalitsustes, kus ei ole raha, kus ei saada aru, et tuleb õpilast toetada, kus õpetajad ei oska teha uusi võtteid õpetamisel ja kus need samad õpilased, kui neid õpetaks võib-olla see mingi eliitkooli õpetajad, kes on harjunud igasuguste nippidega, saaksid põhikooli lõpus palju paremad tulemused. Minu meelest küsimus pole mitte õpilasele suunatud tagasiside, vaid eelkõige sellele, et aidata järele need koolid, kust ei tule nii heade õppimistulemustega õpilased ja kui me oleme teada seda saanud, siis riigi poolt me peaksime panustama nendesse koolidesse ka rahaliselt ja muude vahenditega. Kahju, et meil ei ole aega selle diskuteerida, aga ma ei ole sugugi nõus selle mõttekäiguga, et nüüd see on küsimus selles, et eliitkoolis on sellepärast paremad tulemused, et seal on õpetajad, nii väga paremini õpetavad kõigis maakoolis. See mõttekäiguga selle asi on ikkagi selles, ma ei hakka, et kõik tea, mis asi on, aga siin oli aega praegu peatu kahjuks sel diskussioonil. Ja, ma ütlen vahele selle, et me praegu lõunapausi arvelt diskuteerime siin, et kui te olete nõus sellega, siis... Kõhu kõrvalt. Kõhu kõrvalt, just täpselt. Et ja palun. Minu kommentaar puudutab rohkem seda natuke teisest ooperist, et teil oli üks väite on eesmärk peaks olema ka Eesti tulemuslik lülitumine Euroopa ühise elukestva õpperuumi arengutesse. Tähendab, meil lõppes just üks suur raamprogrammi projekt, mis puudutas elukestvat õpet. Ja minu kommentaari või väide on see, et see ruum praegu puudub, ühine ruum praegu puudub. Tähendab, sellepärast ma toon 2 näidet lihtsalt. Esiteks, kuidas formaalharidust üldse defineeritakse Euroopas, on täiesti erinev. Nii et tegelikult need arvud, mis tuuakse erinevates uuringutes, need ei ole üldse erinevates Euroopa riikides võrreldavad. Need ei näita mitte midagi, kuna formaalharidussüsteem näiteks Suurbritannias ja Belgias on palju laiema definitsiooniga kui näiteks uutes liikmesriikides. Ja teine asi, kui me analüüsisime poliitikaid, elukestva õppe poliitikaid, siis sealt tuli välja, et väga paljud need uued liikmesriigid on väga ilma igasuguse kriitikata üle võetud Euroopa Liidu poliitikaid, mis ei ole üldse, mida Euroopa Liit ise ka praegu kritiseerib ja näeb, et need poliitikad tegelikult neid ei ole võimalik rakendada, sellepärast et see institutsionaalne keskkond ei vasta nendele riikide sellele keskkonnale. See on kommentaar, see ei ole küsimus. Aitäh ja ega ma ei kipugi vastu vaidlema, ainult see kommentaar vastu, et meil on 2 võimalust, kas oodata, kui see ruum valmis tehakse ja öelda, et me astume siis sisse, kui teil valmis on või me mängime need mängud kõik kaasa ja ma arvan, et me teeme targasti, kui me mängime kaasa ja võimalikult vähe copy-paste'i seejuures kasutame ja oma peaga mõtleme.
ma näen, et härrased tööandjad on saabunud ka, et järsku soovite istuda ettepoole siia, et või seisate seal taga. Nii, palun. Ma oleks tahtnud Tiia Listeri nagu kaitseks öelda, et Kalle Küti selle selgituseks, et ma arvan, et mõeldud ei olnud siin mitte seda, et kooli tuleb aidata, kui on nii-öelda kvaliteedi niisugused probleemid, mitte sellepärast, et nende õpetajad on viletsad, vaid tõepoolest küsimus on ikkagi selles, missugust abi need õpetajad vajavad, sest koolid erinevad meil, kui on nii-öelda vastuvõtuks võimalik lapsi valida, erinevad ka selle poolest, millised lapsed seal õpivad. Ja see on tõepoolest see, mis teeb ebaõiglaseks selle riigieksamite tulemuste alusel koolide võrdlemise, et me tegelikult ei võrdle mitte koolide taset ja õpetajate tööd, vaid me võrdleme tegelikult nii-öelda ka erinevat niisugust nagu laste seltskonda, kes kui võimekalt seal õpib. Ja ütleme nüüd tulles veel tagasi, ma tahtsin korraks kommenteerida Olav Aarna mõtet, et kui me läheme nüüd sellise kvaliteedi hindamise peale, mis annab nagu võimaluse koole siis selle kvaliteedi hindamise alusel hoopiski aidata lihtsalt tasemetööde alusel, et see on tegelikult Taani süsteem. Et Taani kool on täpselt see, kes ei avalikusta riigieksamite tulemusi selleks, et mitte tekitada asjatuid pingeid lapsevanemates ja ka lastes, kes nendes koolides peavad õppima. Tasemetööd ja nii-öelda need niisugused nagu tulemused on aluseks selles, kuhu abi suunata. Selles mõttes on kool ise huvitatud sellest, et need tulemused tulevad välja, sest siis tekib nii-öelda võimalus riigi raha sinna appi suunata. Ja muidugi ma arvan, selles mõttes on teil õigus, et riik peab tagama selle, et kõikides nii-öelda koolides antaks võrdsel heal tasemel haridust. See tähendab, osades kohtades võid sa selle kinni panna, osasse kohta pead sa ressursi suunama, aga nüüd teine küsimus on see, et me oleme oma selles nagu komisjonis ka ju pikalt arutanud seda, et see puudutab tegelikult ka täiendõpet, see ei puuduta ainult nii-öelda esmaõpet, me ei räägi ainult mitte gümnaasiumidest, eks ole, ja ei räägi ülikoolidest, mida väga nii-öelda oluliselt praegu hinnatakse, aga see tegelikult peaks riik palju olulisemalt sekkuma täiendõppe kvaliteedi nii-öelda kontrolli ja võib-olla miks mitte me oleme ka selle mõtte käinud välja, et hoopiski nii-öelda ka suunata seda ressurssi ja eelkõige ka just seda valikut, mida tegelikult nii-öelda koolid teeksid. Et kui meil nagu uuringud näitavad seda, et täiendõppes käinud õpetajad ütlevad, nad ei saanud targemaks, sealt ei tulnud mitte midagi, eks ole, siis on see nii-öelda ressursi raiskamine isegi siis, kui see on erasektori raha. See tähendab, et riik nii-öelda ei ole põhjust, miks ta ütleks, ta kontrollib ülikoole, esmaõpet kontrollib, aga ta ei kontrolli täiendõpet, ükskõik kes suudab oma ainekava ära registreerida, võib koolitama hakata. Ja selle sama strateegia koostamise käigus oli tõepoolest huvitav see Mahena nii-öelda juhtum, eks ole, mis tõi täiendõppe küsimuse päevakorda. Selle koolitajad olid väärtuskasvatuse koolitajad ja nende koolitajate slaidid olid 2/3 teiste omadelt kokku kirjutatud ja varastatud. Kui me sellist taset lubame, see ei ole ainult bullet pointid, millega käiakse ringi, need on slaidid, mis on võetud ülikooli ainekursustest või teiste koolitajate slaididega käiakse ja räägitakse, et tuleks ikka natuke paremini koolides õpetada, et seda taset tuleb riigil kontrollida, muidu vastasel juhul ei ole me mingisugusel viisil võimelised tõstma seda nii-öelda haridusega esmaõppe kvaliteeti või täiendõppe kvaliteeti siis laiemalt. Aitäh! Aitäh! Ja suur tänu teile, Olav Aarna ja Kalle Kütti!